Tere tulemast Unimachi töökotta. Üks esimesi asju, mida ma siin tegin, on uued väravad. Need vanad, need võisid olla võib-olla 100 aastat. Vanad olid oma aja ära elanud. Need olid lagunenud, kuivanud, väändunud. Nii et ma otsustasin teha koopia. Ma avastasin, et see on sandwich konstruktsioon. Lihtne raam täidistega ja teiselt poolt vertikaalselt paigutatud lauad, mis on ühendatud horisontaalsete taladega. Ma otsustasin, et teen selle natuke lihtsamaks. Kasutaksin standardseid põrandalaudu, mis on 26 mm paksud, nii et kui need sandwich konstruktsiooni panna, on see kokku 52, mis on piisav paksus väravatele. Ja loomulikult kasutasin ära ka sooni ja sulundi, mis muudavad kogu konstruktsiooni palju stabiilsemaks. See, mida te praegu siin näete, on juba selline pooltoode, mida me varsti hakkame liimima, aga enne seda näitan teile, kuidas see algas, mis sellele eelnes, ja siis jätkame kuni lõpuni, kui mõlemad tiivad on liimitud, lõigatud ja valmis ukseraami paigaldamiseks. Lähme edasi. Lähtematerjaliks on männilaudis. See laudis on veidi üle 4 meetri pikk, nii et ma lõikan selle umbes pooleks ja saan 2 meetrit ja 5 sentimeetrit kummalegi poole, et ma ei peaks seda iga kord mõõtma. Ja selle pikkuse juures ei saa ma kasutada külgpiirdeid, mis on otsesael. Siis võite kasutada näiteks seina või nagu mina sel juhul, puurpressiposti, piirdena. Seda saab teha mis tahes saega. Mina kasutasin nurksaagi ja kuna need on 4-meetrised, siis kasutasin loomulikult kõrguse reguleerimiseks tugesid. Kui hakkate tugede kõrgust seadma, ärge seadke seda laua järgi, mis lamab niimoodi lamedalt, sest sellel on kalduvus painduda, vaid parem tõstke see püsti ja seadke tugede kõrgust selle järgi. Osa 2 meetrist laudist kasutame tervikuna nende vertikaalsete osade jaoks. Me lõikame lihtsalt pikki suunas, sulundid ära kohandame, soonte laiust ja nii edasi. Ja ülejäänud kasutame nende põikisuunaliste horisontaalsete elementide lõikamiseks. Need on meie puhul 415 mm. Seda saab lõigata kas nurksael või otse laualsael, millel me sooned teeme. Ma kasutan nende horisontaalsete elementide jaoks laudiseid, millel on mõned vead ja defektid. Siin on just üsna pikk pragu, nii et kui me selle ära lõikame, mahub siia ainult 3. Nii ja hakkame soonima. Nendel põikisuunalistel täidetel peame külgedele tegema. Sulund täpselt sama sulund, nagu on pikisuunal. Ja nimelt nii, et tegelikult teeme igale küljele väikese lõike sellega. Loome sulundi. Ma teen seda lauasaega. Seadistan ketta ainult materjali paksuse 3/3 ja lõikan mõlemad poolt sentimeetri laiuse soone. Soonimisel ei saa kasutada vahekilu ega ülemist tolmuimuri, seega tekib mõnikord rohkem tolmu. Kasutangi vähemalt tavalist respiraatorit. Eriti mõnede kõvade Aasia puiduliikide puhul on mõnede uuringute kohaselt suurem vähirist, kui hingate seda tolmu sisse. Ristlõikeliiste on kokku 15, kuid ainult 13 neist on lühemad. Jooksikust 4, 115, täpsemalt 395, sest mõlemalt poolt lõikame veel sentimeetri maha. Aga siis need 2, nimelt kõige alumine ja kõige ülemine, peavad olema kogu ukse laiuses, sest nendes nurkades hakkame horisontaalset osa kaldosaga üle katma. Täidete servadele freesime, veerandringikujulise sooned. Selleks kasutame sellist kumerat freesi.
keset töökoda on põhiline, sest selle ümber on palju ruumi. Nii et saate käsitseda ka suuri torikuid, aga ka siis saate saedingilauda kasutada erinevateks paigaldusteks. Tagurpidi üles, sügavusse. Koosneb 4 tervest lauast. Need servad lõigatakse pikuti niimoodi. Ühel pool on sulg, teisel pool soon. Nii et kõik sobitub omavahel kokku. Lesi, kogu laius on tegelikult ukse brutolaius. See on 67 sentimeetrit. Ja ma lähtusin sellest laiusest siis siin. Siin olge ettevaatlik. Siin on mõlemad äärmised lauad, soontega sissepoole, sest nendesse soontesse tulevad täidised. Paljudel põrandalaudadel on tagaküljel sooned, et vältida pingeid ja vähendamist. Meile see aga ei loe, sest nende tagakülgedega liimime mõlemad kihid sellest võileivast kokku. Erinevad täidised on selged. Erinevad on ainult ülemine ja alumine, mis on niimoodi välja lõigatud. Nii et me liimime need 2 osa omavahel kokku. Me ei liimi seda täiesti kogu pinnale, vaid ainult ääreraamiga. Jah, liim ei lähe üldse soontesse ja tappidesse. Need jäävad vabaks, et see saaks liikuda. Ja siis pöörame selle ümber ja liimime alumisele kihile. Alumised pikisuunalised lauad tõmban natuke kokku nende klambritega, et need oleksid koos. Tõmban need veidi pikkuses kokku. Ja need vajame palju klambreid. Liimitab. Nii peame selle järgmiseks päevaks kuivama jätma. Seejärel lõikame selle ümberringi puhtaks, paasime serva. Ja ongi valmis. Ja järgmisel korral teeme sünistatud luku jaoks pesa. Ja paigaldame uksele furnituuri. Kohtumiseni Unimaki töökojas.